Teie ei saa iseennast päästa. Need on mõtted, mida tahaksin täna õhtul pisut puudutada. Õpetuse sõnade 14. peatüki 12. salmis on sõnad. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surmatee. Ja nendes sõnades on väga sügav tõde. Inimesed peavad enese teed ikkagi kõige õigemaks teeks. Minu arusaamine on kõige õigem arusaam. Kuidas teised asja mõistavad, see on nende asi, aga ikkagi minu arusaamine on õige. Meie kuuleme seda igal päev. Meie kuuleme, kuidas inimesed ütlevad, et minu veendumused on õiged veendumused. See, kuidas mina kõigisse asjadesse suhtun. Ja nii on paljud mehed ja naised valinud omale tee. Aga surmavalge ees tuleb välja, kas see on elutee või see on surmatee. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surmatee, on kirjutatud õpetuse sõnades. Kallid sõbrad, aidaku need evangeeliumi õhtud kaasa selleks, et meie oskaksime valida õige tee. Kui need õhtud on sulle suutnud näidata, et tee, millel sa käid, ei ole õige tee, siis nende õhtute eesmärk on ka näidata sulle õiget teed. Jeesus Kristus on öelnud, mina olen tee, tõde ja elu. Tema on see tee ja sinna tahaks kõiki inimesi suundata. Traagiline oleks selline tunnistus, mida pidi andma üks meie nimekamaid rahvakirjanikke oma viimases luuletuses ja ütlema, ma olen lõõsti elanud. Kui noor laps, noor inimene astub ellu, siis on tunne, et kogu elu on ees, kõik on ilus, kõik on kaunis. Ees ootab õnn, ees ootavad loendamatud võimalused. Aga kui su pea on hall, kui su jalg on töntsiks jäänud, siis on need võimalused kahanenud väga väikesteks. Ja siis on oluline, kas sa oled käinud õiget teed või valet teed. Oled sa käinud eluteed või oled sa astunud kergemeelselt surmateed. Et meie leiaksime õige tee, selleks meie oleme ka mitmetel õhtutel peatunud päästmise mõtete juures. Päästmise sügavam sisu on lepitus inimese ja Jumala vahel. Tema sisu ja mõte on see, et sa võiksid tunda, et see ilus ja kaunis armastuse jutt siin raamatus kuulub sinule. Seda on Jumal siia lasknud kirjutada selleks, et sina teaksid, et ta just sind armastab. Ja inimesed on seda armastust ja seda osadust Jumalaga tahtnud ise kätte saada. Nad on ise püüdnud ja on selleks kasutanud ka mitmeid vahendeid ja võimalusi. Ja üks nendest on kindlasti käsukeeld. Käsu kaudu. Selle kaudu on inimesed püüdnud saavutada lepitust Jumalaga. Ma olen mõtelnud selle, et kui inimene on saanud mõnda käsku täita, mida tal on eriti raske olnud täita, küll siis pärast on sinu südametunnistus olnud rahu. Sa oled kui ühe sisemise rahulduse saanud. Aga kas käsk võib sind lepitada Jumalaga, see on tõsine küsimus. Meie teame, millised on tavaliselt need väljendused, kes apelleerivad käsule. Kõigepealt nimetatakse, et mina ei ole patune. Ja seda tehakse just toetudes käsule. Mina ei ole kedagi tahtnud. Ma usun, enamus meie
seast, kui mitte kõik, on need, kes võivad öelda, mina pole kedagi tahtnud. Mina ei ole varastanud. Mina ei ole abielu rikkunud. Ma olen oma isa ja ema austanud ja sa võid nii mõnegi asja veel üles lugeda. Aga mõni käsk millegi pärast jääb sellest loetust alati välja. Ma ei ole kunagi kuulnud, et inimene hakkaks peale esimese käsuga. Et Jumal peab sinu elus esimesel kohal olema. See jäetakse nii nagu käsuseadusest välja. Aga ometi on see esimene käsk. Ja eks ole käsutegude mõte ikka see, et õigusega saada lepitus Jumalaga. Inimene millegi pärast igatseb ka Jumala käest õigust saada. Siin ilmas teiste inimeste ees me tahame õiged olla. Ükskõik mis tingimustel ikka ennast õigeks rääkida ja õigeks teha. Ja nii on see kalduvus sageli ka suhtlemises Jumalaga. Aga käsutegude puuduseks on see, et meie ei ole võimelised täitma kõiki käske. Võtke esimene käsk. Kes saab täna öelda, et Jumal on olnud kogu elu minu elus esimesel kohal. Sündimisest kuni tänase päevani välja. Ainult Jumal, igal päeval, igal teeval. Kui me ausad oleme, siis ma kardan, et meie seda ei julge tunnistada. Aga kui meie ei ole seda käsku täitnud, siis muutuvad ka kõik teised käsu täitmised nulliks. Nulliks selles mõttes, lepituse mõttes Jumalaga. Apostel Jaakobus kirjutab oma 2. peatüki 10. salmis, sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud sündlaseks kõigi vastu. Mis aitab siis, kui sa ei ole tapnud ega varastanud, aga kui Jumalal ei ole olnud sinu elus esimene koht, kui ta ei ole olnud sinu elus primaarseks väärtuseks, siis ei ole käskudel mingit abi sinu lepitamisel Jumalaga. Sellepärast kirjutabki apostel Paulus Galatlastele, inimene ei saa õigeks käsutegudest. Olen tohtinud oma elus näha ka, kuidas inimene on pidanud ahastama surmavalge ees. Ahastama selle pärast, et ta lootis kogu elu käsu peal. Abikaasa kaudu oli ka meile sugulane. Ta oli 50. aastates naisterahvas, aga ta oli täis elujõudu ja teda oleks võinud pidada küll 10 aastat nooremaks. Hommikul vara kella 8 ajal läks ta kaugele jõe äärde juba ujuma ja suplema ja ta oli terviselt ja kõigelt võiks enesega olla rahul. Siis kui usust tuli juttu, siis tema muud ei rääkinud kui käsust. Käsku tuleb käita, hingamispäeva tuleb pidada ja kui me käsu täidame, siis on kõik korras. Kui käsku ei täida, siis ei ole ka mingisugust lootust. Nii oli tema vaimlik arusaamine. Ja siis, kui meie kaasaja suuremaid hädasi, välihaigus ta kätte sai, küll siis oli õnnetu olukord. Siis kutsuge mulle seda venda ja seda. Kuidas ma sooviks, kallis sõber, et kui sa seisad surma ees, et sinu ees ei oleks pime. Et paistaks sulle valgus siis, kui sa vaatad vastu tulevikule, et sul ees oleks päike, aga mitte pilkane öö. Käsk ei anna sulle päikest. Käsk näitab ja ta on selleks saadetud, et ta 10 sõrmega näitaks sulle armu suunas. Käsu ülesanne on see ja käsk ei saa sind päästa, nii nagu Paulus seda kinnitas. Inimene ei saa õigeks käsu tegudeks. Teine moodus, millega inimesed püüavad oma vahekorda Jumalaga lahendada, on head teod. Kord seisis üks rikas mees Jeesuse ees ja küsis,
mis head ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ta oli head teinud, võib-olla palju head teinud, aga ta tundis, midagi on veel puudu. Kas see on mingi eriline hea tegu, enese alandamine või ta ei osanud seda ise ka seletada, milline see hea tegu peaks olema. Ja ta läks Jeesuse juurde ja küsis, mis head ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin. Ja mida Jeesus temale vastas? Jeesus vastas temale, et inimene ei olegi hea. Üks ainus on hea ja see on Jumal. Kas ükski inimene saab oma headust võrrelda Jumala headust? Jumal on hea, mina ei ole hea, sina ei ole hea. Kui sa võtad headuse etaloniks või mõõdupuuks Jumala, oleneb millega meie oma headust tahame võrrelda. Meie võime oma headust võrrelda teise inimesega. Mina olen parem kui see teine. Aga Jumalaga meie oma headust võrrelda ei saa. Aga inimese vahekord on korrast ära just Jumalaga, põhiliselt Jumalaga. Ja sellepärast on oluline meie headus Jumalaga võrreldes. Ja siin meie headus mingisugust võrdlust välja ei kannuta. Inimese headus on ikkagi mingi tagamõttega. See tagamõte võib olla väga varjatud. Ta võib ka sinu eest, enda eest varjatud olla. See võib olla lihtsalt sinu enese imetlemine. Kui sa teed head ja ise mõtled, no küll mina olen tubli, mõtle, mis mina tegin, mis mina ohverdasin, kuidas ma väga ilusasti käitusin. See võib üks põhjus olla. Teine põhjus võib olla ka kaudne omakasu ja võib olla mõni põhjus veel. Üks mees oli kirjutanud üles ühe lehe peale kõik oma head teod, mis tema teadis. Ja küll tuli pikk nimekiri. Ja küll tema imetles seda nimekirja. Et no küll Jumala ees võib mul lihtne ja hea olla, sest mõtle, milline pikk nimekiri on mul häid tegusid. Ja siis öösel unes tohtis ta näha, mis sellest nimekirjast järgi jäi. Üks annus vana kapsel ja kõik muu oli kadunud. Oli vaid see, mida tema ise ka hea teos ei pidanud. Aga see oli, mis oli siiras südamest tehtud. Ma ei taha mitte selle öelda täna, et meie ei peaks käsku pidama, et meie ei peaks häid tegusid tegema. Kõike seda meie teeme mitte sellepärast, et meie peame, vaid sellepärast, et me issandat armastame. Niiviisi on see krustlike juures. Kuid head teod, kui päästmise vahendid, ei suuda kedagi hoida selle kaduva maailma lainete pinnal. Nendega vajud sina põhja ja see on selline päästevahend, mis sind ei aita. Paulus kirjutab Efesuse kirjas mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. See on Jumala vastus. Kui käsu kohta Jumala sõna vastas, inimene ei saa õigeks käsu tegudest, nii vastab ka hea tegude kohta Jumala sõna. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Meil Kiviõlis on üks mees, kes juba noorest alates on küllalt palju teinud Jumala riigitööd. Ta on püüdnud oma parima panna sinna. Ta on ehitanud ka Jumala koja ja ehitas teda siis, kui keegi teda ei toetanud. Teda hukka mõisteti ja ta on palju raskusi pidanud ka seoses Jumala riigitööga üle elama. Ta elus on palju igasugust asju ette tulnud, oli ka kohistuse tunde, aga siiski see mees oma sisemuses lootis kõigele sellele, mis ta teinud oli. Ja nüüd oli ta ligi aasta oma haigevoodil ja peale seda, kui ta esimest korda tuli taas koguduse keskele, seisis kantslisse ja andis oma tunnistuse.
Ja siis ta tunnistas, mida Jumal oli temale näidanud. Ta ütles, ma nägin selgelt 4 lauset. Esimene koosnes ainult ühest sõnast ja seal oli kirjutatud arm. Ta ütles kogu aeg, ta oli mõtelnud oma tegudele. Kuidas ta käis vaimuliku kirjanduse raske vand üle õla, käis mööda meie kodumaad, jagas seda. Ja nüüd näidati talle arm. Ta silmad läksid niiskeks, kui ta mõtles, mida tähendab arm. Mida tähendab arm ja kuidas ta vajab arm. Teine lause, mida ta luges, ütles, see oli 2 sõnast koosnev ja seal oli kirjutatud armu saanud. Ta ei suutnud seda kuidagi rahulikult edasi anda, mida ta üle elas. Ta tundis oma vigu ja puudusi ja tundis, et ta on Jumala käest armu saanud. Ja ta ütles, et see oli selline võrratu läbielamus, mis muutis kõiki tema arusaamisi, mis andis talle uut julgust ka haimuudis. Sa oled armu saanud. Kui sa täna võidaksid loteriiga auto, see on väga väike väärtus selle kõrval, kui sa võid täna minna siit uksest välja ja öelda, ma olen armu saanud, ma olen Jumala käest armu saanud. Mitte minu head teod ei ole mind aidanud. Ja 3. lause, mida ta luges, see oli arm pole tasu. See ei ole tasu sinu tehtud töö eest. Jumala arm on võrratult suurem, kui võib olla tasu meie puuduliku töö eest. Mõtleme sellele, kuidas üks isand kutsus töölisi oma viinamäele. Küll seal oli neid, kes terve päev vaeva nägid ja neile oli tasu ja see oli küllaldane tasu. Selle tasu peale oli kokku lepitud, aga oli ka neid, kes tulid juba tööpäeva lõpu poole, said pisut tööd teha ja mõelge, aednik ja selle viinamäe omanik andis neile sama palju. Kallid vanad inimesed, kui sa tuled täna Jumala juurde, saad sa sama palju kui noored. Saad sama palju, kui seda on teised saanud ja see on päästmine. See on sinu kaotatud paradiis, mida Jumal annab nendele, kes tulevad tema armu juurde. Mitte siis käsu juurde ega käsu kaudu, mitte ka heade tegemiste kaudu, vaid armu kaudu. Jeesus ütles kord Toomale, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Muud teed Jumala juurde ei lähe kui Jeesus Kristus. See mees, kellest me täna oleme kuulnud, õhtu järel oleme kuulnud ja apostlitegude autor kinnitab, ühegi muu sees ei ole päästetud. Ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Jeesus, see on Jumala armastus inimeste vastu ja Jeesuses on ka armu andmine sinule, sinu pattude, eksimuste ja ülekohtu eest. See kõik mahub sellesse nimesse. Pühakiri ei jäta meile mingit kahtlust selles, et on ainult üks tee. Küll elus otsitakse palju teid. Küll juhatatakse, mine siit otse läbi võsa või mine metsast läbi, saad otse veel. Aga Jumala juurde läheb ainult üks tee ja siin ei ole mingit muud teed jäetud. Ja see on Jeesus Kristus. Tema lunastuse töö ja tema ohver, mida ta tõi sinu eest. Mitte kellegi teise eest kaugel, vaid just nimelt sinu eest ja ka minu eest. Ja et Jeesus Kristus meid aidata saab, et ta sind täna aidata saab,
selleks on vaja 3 asja. Kõigepealt on sul vaja uskuda selle tee olemasolu. Muidu Jeesus sind ei saa täna aidata, kui sina ei usu, et tema on tee, et tema on ainus tee, mida mööda sina jõuad Jumala juurde välja. Sellel teel on Jumala enda tõotus, mida kord Jeesus ütles, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid temal oleks igavene elu. See on tee, mis viib igavesse ellu. Kallid, igavene elu, see on suur väärtus. See ei tähenda mitte ühte lõputut ajalist logelemist kuskil, vaid see on elu kõrgemal tasemel. See on elu seal, kus ei ole haiguse, ei häda, ei surma, ei tagakiusu ega midagi, mis rõhub inimesi selle maa peal. Kallis koosolekust osavõtja, kui sina tahad täna päästetud saada, siis tuleb sul uskuda Jeesuse Kristuse sisse. Jumala sõna ütleb, et ilma usuta ei või ükski olla Jumalale meelepärane. Ja kui sina tahad täna olla Jumalale meelepärane, siis usu Jeesuse Kristuse sisse ja sa võid olla kindel, et sa oled siis Jumalale meelepärane. See on nii loogiline, nii selge. Ja kui sa tunned, et sa vajad päästmist, siis tuleb sul astuda selle tee peale. See ei ole kerge tee. See ei ole kerge tee astumiseks ka selle peale. Ma tean inimesi, kes on tunnistanud ja öelnud, pilt nagu hoidis mind kinni. Suur mees, tugev mees tunnistas, mina ei julgenud, mina ei jõudnud tõusta. Ja kuulsin veel ühest inimesest, kes ei suutnud muidu, kui peaga pani pingi vahele ja siis tõstis taga käe. Aga Jumal nägi seda käed ka ja ta sai päästetud. Astu sellele teele täna ja sina saad päästetud. See pole mitte sundimise asi, aga see on vabatahtlik asi. Ja see on siis, kui sa südames tunned, et sind Jumal täna tõmbab, siis astu sellele teele. Kui sa oled komistanud selle tee peal kõrvale läinud, siis astu täna tagasi sellele teele. See on õige tee. See viib sind Jumala osadusse tagasi. Sinna, kus sa peadki olema ja kus on sinu õige koht. Kolmandaks, mida sa täna peaksid tegema, on sellel teel tuleb edasi minna. Kui meie usume seda teed, astume sellele teele, siis on vaja ka sellel teel edasi minna. Sellel teel on oma sild, millest tuleb sul üle minna ja see on elav sild, Jeesus Kristus. Ja kui sa astud üle selle silda, astud sina elu teele ja see tee on nii selge ja selge, et Jumala sõna ütleb, et sellel teel ei eksi ka meeletuma mitte. Lõpuks tuleb mul meelde üks loetud pilt. Võib-olla see on ka kuuldud pilt, aga see on nii ilmekas, kuidas üks sild, elav sild võib päästa, aga kui palju see ka kaasa toob enesega. Ameerikas ühes linnas, vanas linnajaos olid majad, puumajad, ehitatud ülevalt peaaegu kokku. See vahe oli kuskil pisut üle 1,5 meetri. Mismoodi see ehitus täpselt välja nägi, seda pilti ka ma ei ole näinud, aga lugesin sellest ja ühes sellises puumajas tekkis tulekahju. Ja ühes korteris märgati seda tulekahju liiga hilja. Märgati siis, kui kõik oli leekides, kui trepp oli põlenud, osaliselt juba alla kukkunud ja enam ei olnud pääseteed. Aga see perekond asus 3. korrusel. All oli kivisillutis. Mida teha? Kodus oli isa oma pojaga.
suits tungis tuppa. Ei suutnud enam toas olla, aga pääseteid ka ei ole. Väikene poiss nuttis, vaatas aknast alla, hirm oli kõrge. All ootab surm, mida teha? Isa vaatas oma nutvat poega ja isa armastus leidis väljapääsu. Leidis, et on võimalik ehitada elav sild. Vastas oli üks aken ja isa jättis jalad oma akna peale ja lasi ennast kukkuda sinna, nii et käed tabasid seda akent. Hoidis ennast viimase jõuga ja ütles Bobi jookse. Ütles ainult 2 sõna. See poiss kartis, aga ta läks. Ta läks mööda vetruvat isa. Jõudis ohutusse paika. Ja siis, kui ta tagasi vaatas, siis seda silda enam ei olnud. Ja all sillutise kividel lamas tema isa laip. See poiss sai päästetud elava silla kaudu. See oli üks poiss. Aga kui palju on täna siin naisi ja mehi, kes võivad saada päästetud Jeesuse Kristuse elava silla kaudu, mida Jumal on ohverdanud selle pärast, et sinu patud kustutatakse ja sa võiksid Jumala lapsed saada. Jumal pakub sinule täna seda võimalust. Selle elav sild kiilusta, leelid tõusevad, suits tõuseb ja varsti on hilja. Astu sellele teele täna. Aamen.